Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Elustiiliürituse Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarja teine etapp, Vooremäe rattamaraton, saab alguse siit Langemoto keskusest. Sisuliselt Tartu külje all looklevad rajad toovad kõigile seiklusi ja avastamisrõõmu. Kindlasti on ka neid, kes on täna võidu peal väljas. Waiting for love to come around. Pikale Hawaii Express maratonile startis täna 625 ratturit. Kui siia lisada Fruit Expressi poolmaratoni 240 meest ja naist ning Nööbiku lastesõitude 102 tulevikulootust, siis kokku tundis Haaslava vallas rattasõidust rõõmu 967 erinevas eas ja erinevate sõiduoskustega inimest, algajast tippratturiteni. Vooremäe rattamaratoni võib Estonian Cup sarjas pidada üle keskmise raskeks, kuna muu hulgas tuleb mitmel korral vallutada sõidule nime andev mägi. Lisaks on mägisem osa veel Uniküla kandis. Sõitu mitmekesistavad kruusa- ja metsateed, tehniline jõe ületamine ning lõpus Hans Krohe kiirenduskilomeeter, mis kulgeb mööda krossirada. teisel kilomeetril on koos veel suur grupp, kui Premium 7 vahefiniši võidu võtab Martin Splums Lätist. Kohe tema järel on aktiivsema ratturi arvestuses punktikohtadel veel ka Peeter Pruus, Arnis Petersons ja sarja liider Dmitri Sorokin. Seejärel tillukese vahega ülejäänud esikoha pretendendid. 9 kilomeetrit hiljem on olukord aga palju muutunud. Möödunud aastane Vooremäe etapi teine, Martin Splums, ilmub vaatevälja ihuüksi. Kas äraminek mitte liiga vara ei toimunud? Kulub 5 sekundit üle minuti, kui päral on jälitav grupp. Nemad näevad vilksamisi Plumsi hetkeks veel orupõhjas. Gruppi eesotsas sõtkub pedaale Eesti maastikurataste meistri sinimustvalges Peeter Tarvis Raplamaa rattaklubist Como. Tema järel möödunud aasta võidumees Arnis Petersons ning siis Ivars Prokofjevs. Kõik seni mainitud 3 lätlast sõidavad profiklubi ZZK ees. Siis Reedmoto Erki Pütsepp ja Reetumu Delfini lätlasest sarja üldliider Sorokin. Veel pool minutit hiljem tulevad Alges Maasikmets, Ivo Suur ja seejärel sarja 6-kordne võitja Kaspar Austa. Pildilt on kadunud aga Pruus. Nagu hiljem selgus, oli ta sunnitud katkestama keti purunemise tõttu. Juba 18-aastasena, 3 aastat tagasi, Läti meistriks tulnud Plums näitab täna eriti head minekut. Europargi mäefinišiks on edu kasvanud juba üle 2 minuti. Kui Vooremäele tulles oli jälitav grupp veel 4-liikmeline, siis viimast korda mööda slaalominõlva üles rühkides on kadunud Dmitri Sorokin. Kõige ees tuleb maksimaalse pingutusega Petersons, kelle äraminek siiski ebaõnnestub. Seejärel Prokofjevs ja Tarvis. Finišini on aga vaid alla 15 kilomeetri suhteliselt tasast maad. Finišis on asi selge. Veel 20-aastane meeste U23 klassi maailma karikasarja hetke 20 mees Martin Splums võtab kindla võidu. The race was great, I think, because I win. It's the first reason. But it was hard because I didn't have my bike computer, so I don't know how far is to finish. Kuid, kas Lätile tuleb kolmikvõit? Kui jälitav grupp vaatepiirile ilmub, ütlevad eksperdid, et Tarvisele see lõpp kahjuks ei sobi ja paraku osutubki see tõeks. Sprindijalga tal ei ole ning seega tuleb lõunanaabritele alla vanduda. Möödunud aastase kulla vahetab hõbeda vastu Petersons
ja 3. Ivar Prokofjevs. CCK-le kolmikvõit. 4. Peeter Tarvis. Sõit oli raske, hästi tuuline muidugi, see mängis palju rolli, sest alguses esimesed 10-15 kilomeetrit mingit sõita nagu otseselt ei toimunudki, et ainult pundis vaikne tiksumine. Siis tulid need Uniküla need raskemad kohad, siis seal pandi päris korralikult gaasi, aga Bruce kahjuks kukkus, et muidu ma oleks kahekesi seal ilmselt nende mis me võime 5 sees olnud. Ja pärast seda siis neid lätlased, need CCK tiimist oli 3 tükki ja üks ründas ja teised enam tööd ei teinud. Siis meie Pütsepaga tegime, Sorokin ka väga ei teinud. Aga siis Pütsep jäi Vooremäel maha ja siis ma sõitsin terve Vooremäe ees. Siis jäi Sorokin ka maha, mis oli minul hea sellepärast, et ta on liider ja mulle ma olen üldis 3, et mulle see üldkokkuvõttes natuke aitab, et kui ma tast eespool lõpetan. Ja siis olime 3 nende 2 lätlasega, nad olid ühes tiimist, nendel üks mees eest ära ka, nad tööd ei teinud. Need viimased 15 kilomeetrit ma sõitsin jälle siis üksi ees ja nad olid lihtsalt taga ja lõpuga, neil oli lihtsalt jalg nii palju värskem, et mul polnud midagi teha, et 5. Dmitri Sorokin ja 6. Red Bike Actuali värvides Erki Pütsep. Sorokin jääb aga Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarja üldliidriks. Meeskondadest osutus aga parimaks Veloplus Tork Pro tiim. Naistest on teist etappi järjest kiireim Grete Steinburg, kelle spordipartner Racing Girls on ühtlasi ka parim naiskond. Perekondliku sportliku elustiili üheks osaks on ka kõige väiksemate tegemised. Igal maratonil on lapsed suure tähelepanu all, et süstida neisse ikka väikest spordipisikut. Kui tillud liiguvad veel vaid rõõmu ja väikse auhinna pärast, siis vanemad lapsed näitavad ka võistlusoskusi. Eraldi arvestust peetakse ikka 12-aastaste poiste ning tüdrukute seas. Tüdrukutest oli kiireim seekord Marii Isabel Allikberg, kes tõusis sarja liidriks ja sai selga nööbiku liidrisärgi. Samasugune särk kuulub Martin Kruusemannile, kes on teist etappi järjest kiireim poiss. Kui on hetk, kus langus käes. Alguses oli päris raske, kui oli pikad sirged ja siis see tuul oli ikka väga paha. Puls oli kogu aeg, see läheb 190 vastu tuult sügades. Aga ei, tore oli. Väga hea sõit. Ja mis traisu rattad käima peab. Raske oli. Kiire rada oli ja tõus oli päris palju. Vooremäe suusarajad olid päris rasked ikka. Mootor kuum, valmis eluturne. Hea rada oli. Mis osa kõige raskem oli? No eks ikka Vooremägi tuntud headuses. Kas olete varem Vooremäe rattaga käinud ka? Ei ole. Aga väga palju olen suusatanud seal. Kumb siis lihtsam on, kas suuskadega või rattaga? Suuskadega. No ma arvan, et hästi läks. Et mõnus oli sõita, motivatsioonikriis oli vahepeal, aga inimesed on rajal toredad, see tuli tagasi. Vaju tagasi veel. Ärevus täis on veel. Vaju tagasi veel. Ärevus täis on veel. Nii mõnus lõppe. Läbi teeme uuesti. See krossirada mõtlete? Jaa, hästi rahe. Huvitav. Kas tänaseks oli mingi eesmärk ka seatud? Rahulikult läbi sõita. Aga poole peal oli päris okei olla ja siis sain natuke juurde panna. Pingutama sunni.
alustasin 7. Stardikoridorist, aga eks ma jõudsin ikka natuke ettepoole. Et mööda minnes teistes, no ma tundsin, et jõud on ja võib minna. Aga ikka rasked tõusud ja nõudlikud langused laskumised. Tänaseks seadsite mingi eesmärgi ka endale? Läbi sõita ja parim anda. See õnnestus? Ma arvan küll. Jalgades on küll tunda. Kellega täna olete rajal? Poeg sõitis tillusõitu. Nii et isa poja päev täna täitsa? Jah. Ma ei tea, mul on 500 kilomeetrit sõidetud, ma ei tea võrreldes teistega, kuidas see on, aga täna pidasin vastu. Kas oli mingi eesmärk ka tänaseks pandud? Ainult ennast ületada. Muud midagi. Kuidas need mäed tundusid? Kas võitluses Vooremäega jäite teie peale? Jaa, Vooremäed ma võitsin, aga eelmine etapp oli nüüd lõppu jäetud ja eelmise etapi ma kaotasin mägedele. Seekord läks hästi. Nii et ikka tulete järgmine kord ka proovima uusi mägesid? Kindlasti. Kas see oli eesmärk ka tänaseks seatud? Jah, lõpetada. Mitte viimasena. Esimest korda siin. Tänane päev on juba igati korda läinud. Väga hea. Täitsa tore oli. Lõpp oli eriti tore, nii ruttu sai otsa. Kas see krossirada oli raske sõita? No alati on raske, aga pingutama peab, siis on huvitav jälle. Kuidas rada sobis teile? Singleid oli vähem kui Kuusalus. See oli väga tore. Kuusalus ei teadnud, kas sulad mahuvad puude vahelt läbi. Siin oli natuke rohkem ruumi. Väga tore oli. Kellega te koos käite sõitmas? Meil on oma Veiksi rattatiim. Vaadake. Igalt poolt näitan. Väga tore. Seltskond on koos, tuleme koos rajale. Mehed sõidavad pikka, mina lühikest, kõik on vahva. Mul on Kohila päästekomando pealik ja siis on mul oma Märjamõks tuletõrje korstnapühkija peal. Ja siis on veel Rapla päästeosakonna juhataja. Nii et päästetiim on päris hästi esindatud. Selline siis oligi teist korda toimunud Vooremäe rattamaraton. Kohtumiseni juba uuesti 4. juunil, kui Tartu maakonna teises otsas toimub Lähte Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefondi rattamaraton. Vajuta gaasi